Tartu ärkas täna teise näoga. Viimased 28 aastat siin võimul olnud Reformierakond kaotas eile õhtul valimistel Isamaale ja tõenäoliselt uueks linnapeaks saab isamaalane Tõnis Lukas. See on ületus. Ma mõtlesin, et tema nagu Putin siis tema elu lõpuni ongi meie linnapea. Võib-olla vahest on hea, kui midagi muutub, et muidu stagneerub siin. Ma arvan, et eks vaheldus on mõnes mõttes hea. Iseenesest ma olen pigem Reformierakonna valija, aga ma arvan, et väiksed muutused tulevad meile kõigile kasuks. Isamaa sai Tartu 49-liikmelises volikogus 16 ja Reformierakond 15 kohta. Sotsiaaldemokraadid said tartlastelt 8 mandaati, Keskerakond 4 ja EKRE ning Eesti 200 mõlemad 3 mandaati. Aga nüüd lähme tagasi valimisõhtusse, kui ülikooli linnas oodati pikisilmi tulemusi, mis ei tahtnud ega tahtnud tulla. Kell on 3:03 öösel ja Tartu valimistulemused pole endiselt selged. Me oleme Reformierakonna peol. Siin on kohal terve Eesti meedia ja härra linnapea ootab siis koos oma toetajatega siin laua taga närviliselt valimistulemusi. Ja lõpuks veidi peale 1 öösel laekusid hääled ka viimasest valimisjaoskonnast. Need muutsid reformierakondlaste tõsised näod veel tõsisemaks. Me jäime teiseks nendel valimistel ja vahe Isamaaga on 700 häält umbkaudu. Ei suutnud Urmas Klaas hoolimata enda väga personaalselt tugevast tulemusest siiski isoleerida Tartu Reformierakonda siis Tallinna ja üleriiklikust Reformierakonnast ja sellisest vastutuulest, mis sealt puhus. Kuigi Reformierakond kaotas Tartus valimised, siis Urmas Klaas isiklikult sai korraliku häältesaagi, kogudes 5486 häält. Tõnis Lukas toetas 4362 tartlast. Teil endal oli ju väga suur toetus ja siin juba räägiti, et kas mõtlete nüüd peaministri kohale, et mis teie isiklik seisukoht selles osas on? Meil on ikkagi toimunud kohalikud valimised ja 2 aastat on minna. Ja tegeleme selle teemaga praegu siin Tartus. Ja palju õnne kõigile, suur rõõm, et meil oli nii tugev meeskond ja me võitsime, aga nüüd tuleb võtta vastutus, töö ootab alles ees. Olime kindlad nähes, et sedelhääletuse kokkulugemisel jaoskondades me ikkagi igal pool edestasime Reformierakonda, nii et me olime kindlad, jah. On tähelepanuväärne, et Isamaa aitas võidule noor kandidaat Kris Kärner, kes sai valimistel 1597 häält. Ma olen ise ka üllatunud positiivselt. Ma ei oodanud, et meid on nii palju, just täpselt, et meid on nii palju Tartu linnas. Et ma teadsin, et üleriigiliselt meid on väga palju, aga et Tartu linnas meid nii palju on. Keda meid? Just mind, minu vaatajaid, toetajaid ja nii edasi. 28-aastane Kris Kärner on noorte seas tuntud striimer, kes pälvis suurema avalikkuse tähelepanu oma skandaalsete väljaütlemiste pärast. Eks ole? Reformierakond rippu! Sotsid! Seina äärde ja pumppüssiga kuklasse maha lasta! Normaalne. Tema tegelikult tegi ikkagi kogu Tartu linna 3. tulemuse ja tegelikult tema hääled puhtalt olid need, mis tagasidki Isamaale üldse selle võidu, sellepärast, et vahe lõpuks jäi suurusjärgus 600 häält. Nii et varuga võit tuli ja lisamandaat tuli ainult tänu sellele, et see pumppüssist sotse maha lasta soovinud härrasmees kandideeris. Kris on keskharidusega ja kui oma õhtud veedab otseülekandeid tehes, siis igapäevaselt töötab noormees turundusvaldkonnas. Miks inimesed minu poolt hääletasid, oli see, et ma tõsimeeli olen see inimene, kes seisab noorte eest, et vaba aja veetmine. Noortel ei ole kohta. Näiteks, kui me toome isegi selle sama, et teie TV3-ga olete ka teinud lugu sellest, kuidas neljapäevakutel noored veedavad aega, et neil ei ole lihtsalt oma kohta, kus olla. Et pimedas seal märjal tänaval, ma arvan, et ei ole nagu see koht noorte jaoks tegelikult. 3. kogus Isamaa nimekirjas hääli 21-aastane Sandra Laur, keda toetas pea 1000 tartlast. Ma absoluutselt ei osanud prognoosida, kas mind valimistel toetatakse, kui palju. Et üks asi on ju vaatamised sotsiaalmeedias, aga see, et inimene kõnnib valimiskassi juurde ja kirjutab valimissedelile minu numbri, see on ikka tohutult suur vastutus ja seda ma endale ka teadvustan. Palju neid vaatamisi ikkagi umbes sotsiaalmeedias oli, kuhu need numbrid küündivad? Küündivad sinna mitmesaja 000 hulka. Ma olen pärit Tartust ning õppisin siin Miina Härma gümnaasiumis. Nüüd ma õpin siin King's College Londonis rahvusvahelisi suhteid ja sõjateadust. Poliitika on mind alati huvitanud, et juba 4-aastaselt soovisin presidendiks saada. Õpid sa praegu Inglismaal, kuidas sa siis siin Tartu volikogu töös saad kaasa lüüa üldse? Ega London
ei ole ju kaugel, see on umbes 2,5–3 tunni kaugusel, sama mis Tallinnast Tartusse sõita. Terve tänase päeva on Isamaa kohtunud pea kõigi Tartu volikokku saanud poliitiliste jõududega. Nüüd lähematel minutitel siis koguneb Isamaa fraktsioon. Meie läbirääkimiste delegatsioon annab ülevaate sellest, mida siis erinevad poliitilised jõud meile avaldasid ja seejärel siis otsustame, kellele teha täna õhtul veel ettepanek asuda koalitsiooni läbirääkimisi pidama. Tartu poliitiline dünaamika on praegu selline, et tegelikult väga head võimalus partnerit valida on sotsiaaldemokraatidel, kellel on suuruselt teine või kolmas fraktsioon siis. Kui suured on šansid, et te teete nüüd Isamaale kambaka ja ikkagi Urmas Klaas jätkab Tartu linnapeana? Mina ütlen, et Tartus on täna kõik variandid laual täiesti selgelt ja tegelikult ikkagi päris sisuliselt nii-öelda heas mõttes kombatakse piire, sest tegelikult siin on nii programmilises mõttes kui tegelikult ikkagi isikute mõttes on minu meelest täiesti lahti nii-öelda, mis suuna see asi võtab. See tähendab, et Urmas Klaasil on siiski veel võimalus. Ma arvan küll, et on jah. Et Tartus on päris palju erinevaid kombinatsioone, millega see nagu matemaatiliselt tuleb kokku.